julm, mis praegu toimus ja toimub kogu aeg. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on siin. Seal ühe eelmise koha peal on mul vist veel midagi. Ja raisk, kui sisse viskasin enne üks aeg. Kohe võttis, ma ei saanud teist õnge panna. Ilus. Taga. Ma ütlen, Rass tahab raskemat tina, veab ära muidu. No jaa, kahva unustasin koju, aga midagi teha pole. Päris ossa. Näe. Oi, niimoodi. Jah, ilus. No nii ikka tiksub. Eks pärast vaata, kui palju. Nii. Nii, vaatame, mis meil siin on. Tõuku on. Proovime selle ussiga veel. Muidu paneme ja tõuku ja paneme ja 3 ussi paneme. Nii. Väntame uuesti sisse. Kurat. Aha. Võtab veel rooga kaasa. Nii. Ilusti vajutas. Nii, proovime. Kurat, kaamera jäi ennem autosse. Mõtlesin, uni kohe ei võta. Kurat, vahepeal läks nii-öelda ketti raisk. Nüüd tõin ära, nüüd sai esimese kalaga video peale. 2 ridvaga kurat ei saagi siin ju. 2 ritva oli, siis mõlemat võttis, siis kurat jookseb segamini. Paneb esialgu veel praegust ühega nii kaua kui võtab. Nii, nüüd kui kaamera ära tõin, on praegust esimene võtta olnud. Kurat, ennem oleks ilusa kino saanud, kui mõlemad ridvad kargasid, mõtlesid, millist ennem paned rais, kas ühte või teist rais. Aga jah, latikas sükene keskmine või isegi ilusapoolne oleneb, aga minu meelest see küll ei ole rändlatikas, see on kohalik latikas. Sest eile, mis ma need 14 tükki kaasa võtsin, kaalusid 17,5 kilo. Suurem oli kilo 300, siis mis on siis nõks üle kilo on latikas. Praegust, mis mul täna on, vist üks on sükene 1,5 äkki, vaatame. Ja see on kuskil võib-olla isegi peale, eks pärast kaalub. Pole praegust aega. Aga jah, number 3 ussi ja siis kärbsetõuku panen 120 või 130 grammine lusikatina. Konks, sükene number 6 või mis ta mul on seal. 4-5 tõuku ja number 3 uss peale. Näe, minu meelest võttis. Oi. No jah, panin värske ussi ja kohe. Ära lutsutab, roista millegi pärast ei taha. Sul ei olnud veel võtet seal või? Jälle ma pean ütlema seda sõna, et mul kahva ei ole, et siiamaani olen nad kõik ülejäänud kõik ilma kahvata. Läheb siis läheb, talle ka võimalust. Kurat, päris, oi, seal on päris viisakas kala see. Väga viisakas.
oi kui viisakas kala. 1,5 kilo kindlasti, ma arvan. Isegi võib-olla gramm peale. Ai. Oi kui ilus kala. Näed Vello või? Oi. Nii. 130 tina. Väike see. Ja nii ongi. Yes. Ilus. Pärast pildistame, mis ma praegust aega raiskan. Paneme siis kohe. Tõugud ei ole hullu. Tõugud on normaalne, aga tahab jah. Värsket ussi tahab kohe. Nii. Paneme talle siia kohe värske ussi juurde. Nii. See korrat jah. Nii. Panin teise õnge eemale. Vahetasin seal ka ära. Kurat tulin. Nii, paneme selle ka siia vist. Oi kui viisakas. No see on kõige viisakam, mis mul on, jah. Pärast kaalub ära. Ei hakka praegust aega raiskama. Nii. Ja. Värske uss on. Nii veita. Nii. Sai eile tehtud. Paneme niimoodi ja jääme ootama. Teinekord on niimoodi, et saab vaevalt ära lankeda, kohe hakkab panema. Kahju, et seda võttu peale ei saanud. Vajutasin küll, kurat, enne haakimist, aga ta ei läinud käima ja siis vajutasin uuesti, kui otsas juba oli. Tahaks mõne võtu ka peale saada, konkreetse. Noh. Näe, Peeter, sinupoolse tõnge võttis. Sa ütlesid, et siit koht on sul seal. Ta võttis sinupoolse tõnge. Nii. Tõin teise õnge ka siia lähemale. Kurat, kus alles sõi sisse. Nii. Järgi ilus või? Või sul on latt on nii vedel? Sellepärast sul need vahepeal need visked lähevad metsa ka vist, et ta penneldab. Sa püüad tõuguga ussiga. Sa ka kahva ei kasuta, jah? Kuidas see öeldus on, et kahva nõrkadele või? Peeter? Väike. Ei ole suur. No jah. No see üks on sul siin, jah? Ahah. Pilti teha. Ei, ma teen kino, ma filmin. Selge. Sa paned puhtalt ussiga või paned tõuku ka või? Õige, kompott. Kurat. Teine ka või? On või? Ja sina ei tahtnud siia koha peale tulla. Praegust järjest võtad ja võtab. Ma tahtsin lihtsalt rääkida, juttu ajada inimestega.
ei, me näeme jah, tulid, lendasid peale, hakkasid siin korda majja panema, kes kust püüab, kuhu viskab. Soovitasime, et mine siia, siin on hea koht, eile siit saadi ja sa ütled, et ei. Ja nüüd järjest võtab, kurat. Too. Sain maha panna, siis see visatud kohe võttis. Mine verseles. Mine metsa. Viisakalt tuleb. Väga viisakalt tuleb. See eelmine, mis ma sain 2 kilo 160 grammi 2,2 peaaegu. See tuli ka nii viisakalt. Oi. See on ka siuke viisakas. Kas nüüd päris 2 kanti on meil? Opa. Tuli otsast ära. Nii. Väga hästi. Yes. Hõrrad. Nokkis ära. Ei ole. Okei, ei hullu. Paneme uue sööda kohe. Tõugud on läinud. Ja uss on ka ära lutsutatud. Ega siis ei olegi. Paneme. Ossa raisk. Võttis alles. No nii lõi. Vaata, kurat 2 õngega. Ebamugav. Ilus löök oli. Ahah, uuesti võttis, vaatame. No võta veel. Kurat ei jäänud. Ei. Ai. Paneme tagasi, vaatame, proovime, et välja ei jäänud otsa. Nii, nüüd jäi otsa. Kurat, nüüd jäi otsa. Nüüd jäi otsa. Tunde järgi nagu ei ole kõigem, aga noh, teinekord petab ka. Ikka viisokas, kurat. Ikka viisakas. Kurat. Kilo ja peale ka veel. Ai kui ilus. Ja nojah, mis siin ikka. Paneme uued söödad otsa ja viskame jälle sisse ja siis vaatame. Atarell, ära viska. No ikka Vello. No nüüd võid panna, nüüd on lähemal.
üle ei viska. Päris pikk paus oli. Aga viisakas siuke. Viisakas kala. Väga viisakas. Nii. See Peeter suurim, mis mul oli enne kaalusin 2 kilo 160 grammi, peaaegu 2,2 kilo. Ilus. Näita, tõsta korraks ülesse. Sellest ei taha tõsta. Näita. Naeratus ka? Vaata. Seda hoidsin sulle nii head kohta. Nüüd hakkab punni. See on ilus. Ei tea. Nu-ka? Ei ole väike. Ja nüüd sai kaamera aku tühjaks. Aku tühi. Hopsti. Vot niimoodi tahab. 5 kärbse tõuku, ei rohkem ega vähem. Ja üks number 3 uss. Ja see peab olema kogu värske. Aga kokkuhoiupoliitika vaatan, et on enam-vähem värske, mina juurde enam ei pane. Või läheb ei vahet ära, viskan sisse ja siis tegelen kalaga. Ega siin ei olegi, siin varsti on kogus käes ja lõuna ka käes ja kell 12 juba. Aitab küll hullustasu minna. Saab suitsetama ära. Saab suitsetama ära. Ega mehed on natukene mu peale kurjad ka, et kas ma juba lõpetama ei hakka. Peab hakkama jah. Nii. Mis oli? 13 või 14. Ilus kala suures. 13 või 14, mis see kell on? Kell on 11:30 läbi ja kas viimaste kaladeni norm täis või siis 12 panen pildid kotti. Pütt on täis ja tuleb minna suitsetama. Tuleb viimane või ei tule?
juba 20 minti püüan viimast kala. Oi, mul nende viimastega veab. Aga kui ära läheb, ega see ei lähe arvesse. Peeter, viimane tuleb vist. Siis saad mu kohale tulla. Kõik ootavad seda minu kuldset kohta nii-öelda. Aga noh, nii kui ma kokku panen, ma viskan ikka ühe õnge vist siis. No vaatan. Ai. Sain kätte, jah. Nii, valmistan siia pildistamise koha ette. Sees. Ei saanud Peeter siia minu koha peale tuldud, kui juba tassib. Ei saa Peeter siia juba lasta, juba teeb tegusid, juba teeb. Vaata, et teise õngega sisse ei lähe, Peeter. Just viskasid sisse. Jaa, viisakas. Ja Peeter võtab oma professionaalse lükkega, võtab selle kala ilusti välja. Nii, korjan oma saagikese kokku siis. See suurem oli peaaegu 2 kilo, 200, 2. Järgmine oli kilo 900, kilo 700 ja nii edasi. Ilusad kalad, siin oli midagi. Oligi, üks tuli üle, andsin selle Peetrile. Et jälle eile sain ma 16 tükki, ära võtsin 14 ja täna sain 16 tükki, ühe andsin sulle, nii et 15 võtsin endale. Täna on ilus kala ka ja Peeter oli õnneks kohe kõrval, nii et sai talle selle kala antud. Üleliigset kala ma ei taha. Ei, oi, üle pika aja. Ilus on tonkatada, ilus tonkatamine, kui ta veel võtab ka. Yes, eks siis lõpetan. Mis see kell on? Pool üks hakkab saama, norm täis pealegi. Aitab, laseme teistele ka püüda. Mis? Ujus kinni või? Lase lõdvaks, las ta siis ujub lahti. Ahah. Jah. Täitsa viisakas kala. Oi kui. Kes see käskis selle püti täis püüda? Aga 15 tükki, ma usun, siin on mingi 20 kilo vähemalt. See on kilona. Ja ei, ma räägin mul. Sump hakkab sul vaikselt juba heituma. Tubli! Kurat, kui nii edasi jätkub, siis see sump peab sulle lahjaks veel okene. Ei, ma niisama lollitan. Aga Peeter tuli sinna minu koha peale ja kohe tassis 2 tükki järgi, tegi pausi, aga ta teebki pausi. Saad paar tükki kätte, siis on 10-15 minti pausi. Täna mul on maha selle. Okei, lähen edasi selle kuradi koormaga. Ise ma olen selle endale valinud. Hea küll.